Tere kõigile head vaatajad! Eesti eest nädala uudised 112. saade on nüüd eetris, vaatame, mis lõppenud nädalal kõige olulisem oli. Teisipäeva varahommikust saadik on pidevalt tagasi lükatud esialgseid pealkirju, et Ukraina on Trumpi pakutud rahuplaaniga nõustunud, mis on nüüdseks koondatud 19 punktini. Algselt oli 28, ehk siis veelgi vähem, kui oli seda algul. Valge Maja ütleb nüüd, et sõja lõpetamise läbirääkimistele alles jäänud vähesed küsimused on delikaatsed, kuid mitte ületamatud, mis tähendab, et ei. Läbirääkimispooled ei ole veel eesmärki saavutanud ja ei pruugi tegelikult olla nii lähedal. Mis puutub president Zelenskisse, siis ta on pärast Genfi kõnelusi öelnud, et näeme palju väljavaateid, mis võivad muuta rahutee reaalseks. Kuid väidetavalt otsib ta nüüd president Trumpiga kiireloomust kohtumist neljapäevaks, et territoriaalsetel järeleandmiste küsimust isiklikult läbi rääkida, mida aga ei juhtunud. Nagu ennustatud, ei ole ukrainlased huvitatud ühestki maast loobumisest. Axios ütleb, et Zelenski soovib seda kohtumist nii kiiresti kui võimalik. Loomulikult toetavad eurooplased Ukraina püüdlusi territoriaalsed järeleandmised tühistada. AP Newsi teatel tulistati kolmapäeva pärastlõunal USA aja järgi 2 rahvuskaardi sõdurit otse Valge Maja perimeetri lähedal 17. ja HN2V tänava nurgal. President Trump vastas öeldes, et mõlemad sõdurid said kriitiliselt haavata looma poolt, kes tulistas 2 rahvuskaardi liiget ning ütles, et ründaja maksab väga kõrget hinda. Presidendi sõnad viitavad siinkohal üksikule vahi all olevale tulistajale. Valge Maja on sellest traagilisest olukorrast teadlik, jälgib seda aktiivselt. Presidenti on sellest teavitatud, ütles Valge Maja pressisekretär Caroline Leavitt News Nationi Lipidienile. Kahtlusalune on väidetavalt vahi all, selgub DC politsei X-postitusest. Ja tänaseks on vähemalt üks, kes tulistamisest pihta sai, surnud. Nii et see näitab, kuidas migrandid tekitavad järjest suuremat kaost USAs ja ühtlasi nügitakse ühiskonda digitaalse orjuse poole. Pärast seda, kui kolmapäeval Hongkongis kõrghoonete tornmajad põlesid, on kohutav hukkunute arv kasvamas. Vähemalt 44 inimest on surnud, kuid umbes 279 on endiselt kadunud selles juba enam kui 50 aasta survavaimas hoonepõlengus Hongkongis. Ehitusfirmale, mis on seda mammuti kompleksi renoveerinud, on esitatud süüdistusi raskes hooletuses ning võimud on juba arreteerinud 3 selle firmaga seotud meest. Tulekahju Hongkongi põhjaosas Taipo linnaosas asuvas Wang Fuki kohtu korterelamus puhkes kolmapäeva pärastlõunal. Hoonel on 832 korruselist torni, mis hõlmavad umbes 2000 korterit ja umbes 4800 elanikku. 1980. aastate ehitatud kompleks oli suures osas kaetud bambusest tellingute ja võrguga, kuna käimas oli ulatuslik välisrenovatsioon. Isegi aastal 2025 kasutatakse bambust Hongkongi ehitustöödel laialdaselt, kusjuures töölised kasutavad postide kokku sidumiseks tross-sidemeid, püstitades isegi suuremahuliste projektide jaoks odavast, kiiresti kasvavast ja tugevast puidust võrestruktuure. Riski on juba tunnistatud. Märtsis andsid Hongkongi arenguametit välja direktiivi, mis kohustab vähemalt 50% valitsuse ehitusprojektidest kasutama metalltellinguid, mida peeti oluliseks sammuks tööstusharu sajandite pikkuse bambusest sõltuvuse lõpetamisel, mis võib siit järeldada, sellised süsteemsed tulekahjud ei saa olla mingil juhul juhuslikud. Ning arvatakse, et 2 tankerit, mis läbisid Türgi Musta mere rannikust põhja pool asuvaid veekogusid, said kahjustada Ukraina sõjaga seotud miinide tõttu, mis paigutati piirkondlikesse vetesse. Bloombergi ja piirkondlike väljaannete andmetel süttisid reedel peaaegu samaaegselt põlema Suezmax ja Aframax tankerid, millele lääs oli Venemaaga kauplemise eest sanktsioonid kehtestanud. Vähemalt 1 tankeritest on leekides pärast plahvatusi, mis toimusid umbes 30 meremiili kaugusel Türgi Musta mere rannikust põhja pool. Merendusaruannetes on meeskonna liikmetele viidatud, et Türgi võimude sõnul täheldati välist mõju. Täpsemalt täheldati tulekahju Kairos tankeril Mustal merel Türgi ranniku lähedal. Laev oli intsidendi ajal teel Musta mere sadamasse Novorossijski.
Türgi ajaleht Daily Sabah teatas, et tulekahju vallandas ulatusliku päästeoperatsiooni ja kõik meeskonnaliikmed on päästetud. Eesti Eest portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestiest.com-i Mihkel Johannes Paimla EE 407700771008496547 märksõna ülekanne. Ülekande tegemise võimalused saate algus tiitrites ja ka päris lõpus. Aitäh saadet vaatamast ja nagu öeldud juba eelmine kord, siis tuleva kuu alguse poole tuleb meil ka kuu uudiste saade, kuid endiselt loodame, et teil on võimalik meie tegevust toetada ja me vahendame teieni vahetut informatsiooni kas või kõige kriitilisematest teemadest, mis siin aset leiavad ja siinkohal lõpetuseks ütlen veel lühikesed teated, et Tallinna volikogu koguneb 2. detsembril kell 14. Riigikogu hääletab Kalle Grünthalit saadikupuutumatuse äravõtmise poolt juba samuti 2. detsembri hommikupoolikul ning minevikul naastes siis digitaalse identiteedi seadusandlus Euroopa Parlamendisse võeti vastu üle 330 häälega, vastu oli umbes 2 korda vähem, mis näitab, et Euroopa Parlamendi saadikud on rahaga ära ostetud ja neid ei huvita inimeste vabadus. Selline siis meie saade, kohtumiseni nädala pärast.